Põlva lõõtspillipeol mängitakse laupäeva õhtul Eesti esimest algupärast lõõtsamuusikali nimega Lõõtspilli hullus, kus noored näitlevad, toovad lavale bändi tegemise valud, vaevad, aga ka rõõmud. Jan Rahmani kirjutatud Lõõtspilli hulluse seadis lavale Ain Mäeots ja muusikaliselt kujundas Tiit Kikas. Tegemist on siis põhimõtteliselt, kuigi ta pealkiri on Lõõtspilli muusikal, Lõõtspilli hullus, tegelikult on tegemist ühe bändi, ühe noorte ansambli sünnilooga. Seda ansamblit tegelikult muidu ei eksisteeri, vähemalt veel ei eksisteeri, selles mõttes fantaasia, aga selles mõttes need noored mängivad ise endid ja läbi igasuguste jamade, kuidas üks bändi sünd käib, kus ollakse lõhkimineku äärel, kus tekivad mingid lootused ja sellest on lugu. Aga muidugi asi käib, et tahe on teha neil kaasaegset muusikat, aga kasutades siis sellist väga rahvalikku põhja. Muusikali osatäitjateks ei ole professionaalsed näitlejad. Etenduses näeb alles nädal tagasi Võrus uueks lõõtsakuningaks kroonitud Richard Ott Leithami, samuti lõõtsaassu Henrik Hindrikust ja Raul Roosvälja. Osades astuvad üles veel trummimängijad Tormi Sõber ja Peti Vals, lauljad Kadri Niine, Brigitta Joosing ja Maria Tšerepaha. Etenduses lööb kaasa ka noor ooperisolist Reigo Tamm. Kurat, okei, siin võtad üles süüdistada. Väga põnev on noortega teha, väga värskendav. Loomulikult tuleb rääkida täiesti A-st ja B-st peale hakata, et kõige raskem laval on nii-öelda iseendaks jääda või iseendaks saada. Aga meie eesmärk on, et see mõjuks ikkagi äärmiselt usutavalt, mitte näitemänguna, vaid meie publikuna olemegi tunnistajaks nende päris noorte tahtmistele, kirgedele ja kokkupõrgetele ja et selles mõttes ta on ikkagi päris lugu. No kuidas on praegu 27 tundi enne etenduse algust, kas noored saavad hakkama? Kindlasti saavad. Ja ma arvan, et igav küll ei ole. Tõmbangi paljaks! No see juhul või mine ka! See pole bänd, see tsirkus, ma olen minema.